Võtame siis kokku Genfi autonäituse. Me oleme sisuliselt 2 kuu jooksul tutvustanud teile üle 20 uue mudeli, mis siis Genfi autonäitusel väljas oli. Ja tõmbakski võib-olla otsad kokku siin InShape'i esinduses, kuna nii Range Roverilt kui ka Mazdalt on päris palju uusi mudeleid ja loomulikult olid need kõik väljas ka Genfis. Meil on väga hea meel, et meil on just välja tulnud uus Mazda 2. Mazda 3 uuenes ennem seda, Mazda 6 just uuenes. Nii et sellel aastal on tõesti nii, et igale maitsele leiame midagi. Mulle endale meeldib see, ma pakun välja, et linnamaasturi kohta isegi natukene võib-olla selline võimsam, et see on see päris maasturi, linnamaasturi vaheline CX. CX-5 just ja ta on väga kihvt auto ja et on paljude südamed võitnud tänu ilusa disainile ja ökonoomsele mootorile ja et see SkyActiv tehnoloogia tuligi esmakordselt seal välja, mis on nüüd kõikidele teistele mudelitele ka sealt pealt peale toodud. Tuletame meelde, mis see SkyActiv on? SkyActiv tehnoloogia ongi see, et kütuse kulu on viidud hästi madalale ja sõidumugavust on tõstetud. Meil on just välja tulemas veel täiesti uus mudel, mida ei ole meil üldse varem olnud seda segmenti, on CX3, mis on nüüd sellest CX5 grammikene väiksem, aga ta on väga huvitava disainiga, nii et me ise ennustame, et sellest võib tulla aasta maailma auto 2015. Mis auto hind on, see on teada? Jaa, ka auto hind on väga atraktiivne, kuna ta on samas hinnaskaalas nagu Mazda 3, siis me näeme ka CX3-le suurt müügiedu ja müügi algust me oleme ka juba täna sellega teinud, kuna eelmüük on alanud ja ka esimesed autod on juba müüdud. Nii et kes julgeb riskida, siis soovitan tulla täna auto ära tellida, et seda suve nautida juba uue autoga. No Mazda 2 ennustame sellele autole müügiedu, siin ei ole kahtlust, et ka Mazda 3 on ju tegelikult päris hästi läinud, et kütusekulu 4,5 liitrit 100-le hind 12 000, et need räägivad iseenda eest need numbrid. Jaa, nii see on ja ma arvan, ei ole kedagi, keda see uus Mazda 2 rõõmsaks ei tee. Vaadake tema kuju, tema disaini, et isegi kui teil on paha tuju ja lähete sinna sisse, siis on garanteeritud, et nägu on peale seda naerule. No istmed on ka punast värvi, et ega mõeldud on, ma ei tea, okei, naiste auto pakun välja. Ei, kindlasti mitte, ta ei ole ainult naiste auto, et olgugi, et ta paistab pealtnäga väga väike auto, aga suured mehed mahuvad sinna nii ette kui tahaistmetel ära, et üllatavalt avara salongiga on ta seest. Mida mootorivalik pakub? Mootori valikuks on täna siis 1,5 liitrised bensiinimootorid, 75 hobujõuline, 90 hobujõuline ja 115 hobujõuline. Ja nii manuaalkastiga kui automaatkastiga. Auto ostu puhul minu jaoks on ülioluline see, et ma pean saama selle autoga sõita. Kuidas teil nende proovisõitudega asjad on? Jaa, meil on kõik need autod siin ka proovisõiduks olemas. Nii et ka kindlasti kutsun teid kõiki proovima. Need autod ei ole enam ammu need, mis nad olid kunagi varem. Et just see sõidutunnetus on nii palju erinev ja nii mugavaks viitud, et kindlasti tulge proovima. Aga kuna me siin salongis juba oleme, ega me ei saa sellest Range Roverist ka mööda, on seal pool, siis sul selja taga seal paremat kätt ka midagi uut? Jaa, seal just tuli välja Discovery Sport, mis on väga paljude südameid juba võitnud ja ka seal on samamoodi esimesed autod juba müüdud, et nii et tulge ka seda vaatama. Et see on auto neile, kes otsivad sellist nii maastiku kui maanteesõidu mugavust. Kui vaadata linnapilti, siis Land Rover on väga tugevalt esindatud, vaatamata sellele, et ta ei ole odav auto. Jaa, ta on meie paljude estlaste südamed võitnud, sest ta on väga kihvti disainiga ja väga heade sõiduomadustega, nii et igal juhul tuleb tulla ka temaga tutvuma. Ühesõnaga, salong on uut ja huvitavat täis. Kahtlemata.